Eesti põlevkivilademed, mis seni enam-vähem läbi uuritud, peituvad maa-alal Tapa rajoonist kuni Eesti piirini, seega umbes 2000 ruutkilomeetri ulatuses. Põlevkivi leiduval maa-alal on iseseisvuse ajal tekkinud rida kaevandusi ja põlevkivi ümbertöötamise vabrikuid, nagu Ubja, Vanamõisa, Kiviõli, Küttejõu, Kohtla, Kohtla-Järve ja Sillamäe. Eesti põlevkivi hakkas tekkima circa 450 miljonit aastat tagasi. Tegu on settekivimiga, mille tekkeperiood oli 50 miljonit aastat. Põlevkivi koosneb mittetäielikult lagunenud orgaanilisest ainest ja mitmesugustest mineraalidest. 25. novembril 2013. aastal saab Eesti põlevkivitööstus 95-aastaseks. 1918. aasta novembrikuul, kui Eesti vabanes Saksa okupatsiooni alt, tutvustas Märt Raud Eesti riigitegelastele põlevkivi kui Eestile tähtsat maavara ja tema poolt läbimõeldud põlevkivitööstuse arendamise plaani. Olles määratud Kaubandus- ja Tööstusministeeriumi põlevkiviosakonna direktoriks, hakkas Märt Raud oma plaani sihikindlalt ellu viima. Võeti vastu seadused, mis kuulutasid põlevkivi riigi omandiks, kuid andsid seadustes ette nähtud tingimustel õiguse kaevandada seda ka eraettevõtetel, sealhulgas ka välisfirmadel. Eesti valitsus võttis üle kohustused maksta töölistele palka tingimusel, et kaevandatud põlevkivi omandab Eesti riik. Koos põlevkivitööstuse rajamisega Ida-Virumaale alustati 1922. aastal kaevandamist ka Kiviõlis. No kui nüüd linna ajaloost rääkida, siis linn on tegelikult tekkinud tänu sellele, et hakati põlevkivi kaevandama ja kaevanduse ja kombinaadi rajamine läheb aastasse 1922. Ehkki peab ütlema, et esimene toodang praktiliselt tuli välja alles 28. aastal, siis kui toodeti õli, igasuguseid kemikaale ja enne teist ilmasõda hakati tootma ka bensiini. Kiviõli linn on sündinud keemiatööstuse rüppes. Enne 1922. aastat laiusid Kiviõli ümbruskonnas sood ja rabad. Siis, kui rajati kaevandused ja tehased, tekkis ka tööstusasula ning alguse sai Kiviõli linn. Koht kui selline sai Kiviõli nime 1928. aastal. Linnaõigused sai Kiviõli küll juba nõukogude ajal, see on 1946. Pärast seda oli ta pikemat aega Kohtla-Järve linnaosa. Aga 1991. aastast on siis Kiviõli omaette administratiivkeskus ehk linn. Tööstuse arenemisega rajati Kiviõlisse raudteejaam. Kasvama hakkas kombinaadist idapoolne asula. Esimesteks elamuteks olid töölisparakid, millele hiljem lisandusid kivimajad insenertehnilistele töötajatele. 30. aastate lõpuks olid ehitatud mõningad individuaalelamud ja rahvamaja. Kaevanduse algse põhitööjõu ja asula põhielanikkonna moodustasid endise Vene loodearmee sõjaväelased. Sisuliselt on linna elanikkond kujunenud nendest, kes siis tulid ümberkaudsetest küladest. Hästi palju oli neid inimesi, kes tulid peale 20. Venemaalt. See oli siis Judenitsi armee inimesed, kes jäid siia paikseks. Ja 30. aastate keskpaigas tuli hästi palju poolakaid. 1939. aasta lõpuks oli Eesti põlevkivil 1500 töölist ja 140 ametnikku. Töölisasulas elas ligikaudu 3000 mitmest rahvusest inimest. Tootmistegevus Kiviõlis algas pealmaa ja hiljem allmaa kaevandustes. Igale ju mäeettevõttele antakse ju üks teatud ala, ta nimetas kaeveväljaks. Ja kui ütleme niimoodi kõik lubade asjad, majandus, paberimajandus, ütleme nii on korras, siis edasi järgmine etapp, see tuleb ju minna maa alla. Ja seda nimetakse siis määnduses kaevevälja ehk kihindi avamiseks. Maa-aluse kaevuri amet on üks ohtlikumaid ameteid maailmas. Põlevkivitööstuse hiilgeajal oli kaevuri amet väga hinnatud ja tunnustatud. Tänapäeval peetakse kaevuri ametit ekstreemseks ja veidi hulljulgete pärusmaaks. Õppisin Rakvere keskkoolis, me käisime ekskursioonil kunagises kävakaevanduses ja siis mind häiris ka see asi seal maal, et kole vähe ruumi on, kõik on kole kitsas. Aga ise läksin seda ala õppima ja vähe aega töötasin, siis vaatasin, et maal on ruumi kohe küll, et jääb ülegi veel. Nii et ei ta ole nii kole koht midagi. Ega vaadake, need meie külastajad, kes siin muuseumis käivad, nendele see keskkond seal maal ja selline töö on ausalt öelda, ega on neid inimesi, kelle see täitsa šokk on ka.
ja on ka neid inimesi muide, kes arvavad, et ega nendel kaevuritel seal maal siin kahe kõrva vahel ikka kõik korras ei ole. Et sihukese kohta tööle üldse lähevad. Põlevkiviõli tootmisprotsess algab põlevkivi kaevandamisest. Seejärel saadakse utmise ehk kuumutamise teel põlevkiviõli. Põlevkivist jääb utmisprotsessi lõpul järele tuhk, mis keerlevate tuharestide kaudu generaatorist välja juhitakse. Tuhk langeb liikuvatele lintidele, kus see veega kustutatakse. Lindid viivad edasi tuha niinimetatud tuha punkrimajja, kus see tuhaveo vagunetidesse ümber laaditakse. Vagunetid viiakse elektrivitsi abil köisraudteed mööda tuha mäele. Kiviõli tuhamäed hakkasid kerkima 1930. aastatel. Et pidevaks põlevkiviõli tootmiseks läks 1928. aastast alates, siis 1930-ndatest hakati siis vagonettidega siis jäätmeid mäkke ladustama. Aastate pikkune protsess lõi Kiviõli linnale uue sümboli, Tuhamäe. Aastatel 1928 kuni 1967 transporditi mäele 6,3 miljonit tonni poolkoksi ja koldetuhka. Tuhamägede kõrgus on tegelikult varieeruv, nad on ühel hetkel olnud ka mingi 115 meetri kõrgused, see kõige kõrgem. Kerkinud mägi oli algusaastatel justkui ausammas kaevuritele ja linna elanikele põlevkivitööstusele antud panuse eest. Põlevkivi kaevandamine saavutas maksimumi 1980. aastal. Pärast 80-ndaid hakkas põlevkivi tootmine kahanema. Üks põhjuseid oli vanade kaevanduste varude ammendumine. Märksa tähtsam, aga põlevkivi konkurentsivõime langus teiste kütustega võrreldes. Kiviõli tuhamäed olid esialgu linnale uhkuse märgiks ja selle negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ei osatud täpsemalt hinnata. Peale tööstuse hiilgeaega hakati rohkem tähelepanu pöörama vanade kaevanduste ja tuhamägede keskkonnamõjule. Virumaa on haige. Sundühistöö ja sotsialistlik suurtootmine on risustanud meie looduse, on ära rikkunud inimese. Me täna mitte ei tee tööd, vaid teeme teopäevi. Meie Virumaal on muutumas haruldaseks puhas vesi. Homosovjeetikuse kasvatamine on meid muutunud selliseks, et homse päeva eest ise nagu muretsema ei peaks. Selleks on olemas keegi teine, aga loomulik areng selliselt jätkuda ei saa. Tuhamäe värvus peegeldas kogu elukorraldust terves piirkonnas. 90-ndad olid tumedaim aeg Kiviõlis. Linna elanikkond vähenes drastiliselt. Ja väljaränne on põhiliselt seotud sellega, et siin 90-ndate aastate keskpaigast läks kinni kaevandus, naiste lõmlusettevõtte, lõppkokkuvõttes 98 läks pankrotti keemiatehas. No enne seda veel autobaas ja niisugused väiksemad ettevõtted, et see sundis nagu inimesi liikuma. Mägi seisis aastakümneid ja ootas taasavastamist. Kunagisest sümbolist jäi õnnetu mälestus meenutamaks kunagisi hiilgeaegu. Õhus oli küsimus, milline saab olema Tuhamäe tulevik? Aastakümneid seisis Tuhamägi rakenduseta Kiviõli linna piiril, tekitades peavalu keskkonnale ja inimestele. Uue milleeniumi algusaastatel avastas grupp noori Ida-Virumaad. Igavuse peletamiseks otsustas seltskond Tuhamäe nõlvad proovile panna. Lumelauaga mäest alla kihutades nähti mäge teise nurga alt. Kohalike elanike jaoks probleemne tööstuspärand oli nende jaoks hoopis uute võimaluste allikas. Ja igavus ajas meid siia. Siin oli suur võsa ja mets, siis me lihtsalt ronisime siia mäe otsa. Mäe tipp oli siis kuskil seal, ehk et mägi oli kõrgem ja sõitsime siit võsa vahelt otse alla paar korda, sest rohkem ei jaksanud üles tulla. Ja siis tuligi mõte, et seda linna saaks huvitavamaks teha ja mõtlesime, et siin võiks saada paremates tingimustes suusatada. Minu ajalugu selle keskusega siis ulatub nüüd siis juba 12 aasta taha, et see oli see aeg, kui me Jaanek Maariga siin koos esimesed otsused
esimesed mõtted ja sinna järgi ka otsused tegime, et me püüame seda ala siin arendama hakata ja Esmalt ainult suusakeskuse plaane pidanud mehed ei osanud arvatagi, et oma visiooni elluviimiseks läheb neil 12 tegevusrohket aastat. Meie mõte oli teha siia 2-3 suusanõlva ja panna üks tõstuk püsti. Aastate jooksul arenes ideemeeste peades kordades suuremaks. Alguses valmistas kõige suuremaid raskusi toetajate leidmine. Algus oli raske küll, tähendab, kõige raskem on alati midagi seletada volikogule. Seal istub mingisugune seltskond inimesi ja esimene asi on see, et ei, mis me selle raha sinna paneme, linna raha ei ole mõtet sinna panna, sellest niikuinii mitte midagi välja ei tule, need olid esimesed reaktsioonid selle asjale. Lisaks volikogule oli tarvis ideed tutvustada ka Keskkonnaministeeriumi ametnikele. Ja ütleme siis niimoodi, et läbi igasuguste raskuste ja takistuste me saime nii kaugel, et meil anti luba teha teatud projektid keskkonnauuringute koha peal. Esimestel aastatel teostati mäel geotehnilisi ja keskkonnaalaseid uuringuid, mille eesmärk oli välja selgitada, mis selle mäe sees üldse toimub ja kas see mägi on külastajatele ohutu. 2005. aastani minu meelest tehti kuskil 7 keskkonnaalast projekti ja lõppkokkuvõttes siis jõuti nii kaugele, et 2005. aastal riik andis selle mäe linnale ja linn sai hakata siis toimetama, sest see oli linna omanduses. 5 aastat kestnud uuringud tõid päevavalgele erinevaid huvitavaid fakte. Näiteks avastati, et mäe sees on tänapäevani kuni 80-kraadine jääksoojus. Seda soojust me kasutame sinna alla heledale platsile tekkiva keskuse peamaja kütmiseks, nii et me oleme püüdnud selle mäe puudusi ja vigasid enda kasuks kuidagi ära kasutada, et nendest tuleks mitte võimatused, vaid võimalused. Selleks, et üldse seikluskeskust rajada, oli esmalt vaja sulgeda mäekülje all olev prügila. Praeguse Kiviõli seikluskeskuse peamaja ja parkla asemel lokkas olmeprügi. Juba peale 90-ndaid, see oli aastal 97, tekkis Jõhvi linna alla üks suur prügila, kuhu siis kõik ümberkaudsed omavalitsused pidid oma prügid ära viima ja tekkis niisugune lootus, et see prügimägi siin all läheb likvideerimisele. Et selle olmeprügila sulgemine oli kindlasti huvitav projekt ja ka oluline verstapost meie jaoks, et üleüldse seda keskust siia teha. Kuna tegu on tehisliku mäega, siis selle ümberkujundamine pakub hulgaliselt võimalusi, mida looduslikus keskkonnas poleks kunagi lubatud ega andestatud. Kõik need nõlvad ja mäe kuju on muutunud umbes 100 000 kuupmeetri ulatuses, mida me oleme seda mäge ümber tõstnud ja tänu sellele on siia tekkinud sellised nõlvad, nagu siin täna on. Ja kuna see haakus ka sellega, et see mägi kui kunagine prügila oli niikuinii vaja sulgeda keskkonnasõbralikult, siis õnneks me sattusime aega, kus meil oli võimalik leida ka finantseeringut siis Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt, kes siis sisuliselt 100% ulatuses tegelikult finantseeris selle mäe ümberkujundamise ja loodusliku pinnasega katmisega. Peale neid ettevalmistavaid töid olid kõik eeldused olemas, et rajada seikluskeskuse hooned ja vajalik taristu. Enne ehitustöid oli aga suureks probleemiks rahastuse leidmine. Ida-Virumaa ei olnud turistide ja külastajate jaoks mitte nii atraktiivne paik kui Lõuna-Eesti, Pärnu või Saared. Kiviõli ei ole eriti populaarne koht investeerimiseks, pigem on meil ju probleemid selles, et meil elanikkond väheneb, et kunagi oli Kiviõlis kuni 14 000 elanikku, praegu on natukese üle 5000, et tegelikkuses nähtavasti isegi veel vähem ja meil on probleem sellega, et me peame kogu aeg midagi lammutama, et meil jääb neid eluasemeid tunduvalt üle, kui meil on. 2006. aastal saadi EAS-i toetus seikluskeskuse motokompleksi ehituseks ja hakati mäe teisele poole välja ehitama motokrossi-rada. Seikluskeskuse arendajatel oli tarvis avalikkusele tõestada, et nad on võimelised suuremõõtmelisi ettevõtmisi ellu viima ja seetõttu otsustati teise mäe külje peal korraldada esimene Kiviõli motofestival. 2007 oli see aasta, kui Madis Olt ja Janek Maar lõpuks ometi sai testida mäe potentsiaali. Korraldati esimene Kiviõli motofestival. Aasta hiljem oli Tuhamägi asukohaks külgkorvide MM-etapile. Maailmameistrivõistluste etapp Kiviõlis on tänase päevani üks regiooni tähtsündmusi, tuues kokku tuhandeid motohuvilisi ja võistlejaid kogu maailmast. Ega linnaelanikud ka, ega nad seda alguses suurt ei võtnud, aga kui siis esimesed krossivärgid siin juba teisel pool mäed lahti läksid, siis on kõik väga rahul selle.
Festivali kõrgetasemeline korraldus pälvis meedia tähelepanu ja tõi huviorbiiti kogu seikluskeskuse arengu, mille üheks olulisemaks verstapostiks võib lugeda 2011. aastat, mil kinnitati Kiviõli seikluskeskuse arendamise rahastus EAS-i poolt. 2011. aasta suvel saabus kauaoodatud hetk, mil alustati seikluskeskuse taristu ja hoonete ehitamisega. Et täna seal all platsil kaevatud peahoone vundamendi auk on kindlasti sümboolse tähtsusega kogu selle 10 aasta jooksul, kuna see on ikkagi selle keskuse kõige suurem objekt, mida me siin aasta jooksul rajame ja ehitame. Lisaks keskuse peahoonele hakati püstitama suusatõstukeid, millele tuli leida aastaringne kasutus. Siis me hakkasime otsima rakendusi, mis toidaks seda tõstukit aastaringselt. Ja nüüd me oleme leidnud siis sellise põhilise väljundi, mille me just siis äsja käivitasime, on siis mägiautode teenus. Veame üles downhill-rattureid. Kui see downhilli ja mägiautode pool jääb aktiivselt toimima, siis tegelikult see tõstuk ongi piisavalt koormatud, et siis me oleme sellega juba rahul. Selleks, et talvel mäge piisava lumekogusega katta, loodi tehistiik, mille eesmärk oli koguda vett talviseks kunstlume tootmiseks. Otse mäejalamile ehitasid julged kohalikud ettevõtjad hosteli. See samm on tõestus sellest, et ka Kiviõli elanikud näevad projekti suurt potentsiaali piirkonna atraktiivsuse tõstmisel. Hostelisse mahub meil on 13 kohta ja hostelisse mahub tegelikult 30 inimest. 30 inimest on siis nagu voodites mahutatud. Et kui me kasutame lisavoodi võimalust nagu tänasel päeval, siis me suudame panna kuskil 36-7 inimest. Keskuse arengu ja rajamise protsessi vastu on huvi tundnud ka paljud Eesti poliitikud ning 2012. aasta sügisel külastas valmiva keskuse peahoonet ka Eesti presidendipaar. Ma arvan, kõik ministrid on käinud ja president on käinud ja ikka kogu aeg siis juba mind naerdaks, et sa tuled jälle Kiviõlist ja oma selle Kiviõli jutuga, et oma Tuhamäe jutuga, et jätta inimesed rahule sealt umbes. Aga ei, ma arvan, et suhtutakse väga positiivselt tegelikult. Seikluskeskusesse oodatakse iga-aastaselt 80 kuni 100 000 külastajat. Suureneb Ida-Virumaa tuntus turismipiirkonnana ja keskus loob uusi põnevaid töökohti ümberkaudsete asulate elanikele. Et eks esimesed sellised lihtsad arengud on need, et nii mõnigi noor inimene jääb siia koha peale. Tal ei ole põhjust minna õnnetööd ja raha otsima kuskilt mujalt, et ta saab võimaluse siin ennast piisavalt huvitavalt rakendada, et seda on ka täna näha, et tegelikult noored inimesed tunnevad hästi suurt huvi selle nagu töökohtade vastu ja siin keskuses toimetamise vastu. Ja ma arvan, see on üks selline väga positiivne mõju. 2013. aasta sügisel valmib lõpuks ka keskuse peahoone, mis on avatud külastajatele aastaringselt. Ühtlasi saab alguse esimene aastaring, kus kõik pakutavad teenused on täismahus külastajatele saadaval. Eks me nüüd järgmise paari aasta põhifookus on see, et me saaksime oma tänased teenused kvaliteetselt ja piisavas mahus tööle. 11. oktoobril 2013. aastal toimus Kiviõli seikluskeskuse ametlik avamine. Kohale olid kutsutud inimesed, kes olid ühel või teisel moel seotud seikluskeskuse valmimisega. Jaanek ja Madis said tänada sõpru ja partnereid, kes neile sellel raskel teekonnal toeks olid. Ka külalised said võimaluse pikaajalise ja põneva koostöö eest tänu avaldada. Avamisürituse tarbeks oli kohale toodud suur osa seikluskeskuse tehnikapargist ja külalised said näha paljusid atraktsioone ja võimalusi, mida keskus aastaringselt pakub. Avamisüritus võttis kokku 12 aastat kestnud teekonna ja andis seikluskeskuse perele palju positiivset energiat eelseisvateks aastateks. Seikluskeskus ja selle visioon on pidevas arengus ja meeste peades keerleb hulk erinevaid ideid, kuidas keskus tulevikus veelgi atraktiivsemaks muuta. Meie esimene plaan oli, et me teeme ühe tõstuki 2 suusanõlva ja saame alla sõita ja ongi tore. Et täna on sellest ikkagi kasvanud ja kasvamas rahvusvahelise mõõtmega keskus. Kui 10 aasta jooksul on see projekt peas päris palju arenenud, siis kindlasti järgmise 10 aasta jooksul areneb ta vähemalt sama palju, võib-olla isegi rohkem, kuna me oleme lihtsalt ise uutele ideedele ja mõtetele rohkem avatud. Pärast 12 tegevusrohket aastat leiti vastus küsimusele, et milline saab olema Tuhamäe tulevik. 90-ndate tumedad toonid
on asendunud aktiivsete vabaajategevuste ja positiivsete emotsioonidega. Kiviõli Tuhamägi on igas mõttes unikaalne. Oma lühikese ligi 100-aastase ajaloo jooksul on ta suutnud üllatada, ehmatada, rõõmustada ja lootust anda. Täna on võimalik olla tunnistajaks uute traditsioonide tekkele. Tuhamägi koos oma arendajatega pakub laialdasi võimalusi nii ürituste korraldajatele, sportlastele kui ka muidu seiklusimulistele inimestele. Kiviõli motofestivali võib pidada üheks seikluskeskuse edukuse alustalaks ja tähtsündmuseks Tuhamäel. Alates 2007. aastast toimuv võistlus on kasvanud oluliseks ja arvestatavaks motosündmuseks Eestis. Euroopa ja maailma paremik võtab mõõtu külgkorvide maailmameistrivõistluste etapil. Lisaks on võistluste tõmbenumbriks mäkketõus ja kvaadide Euroopa meistrivõistluste etapp. Kui me 2007 siin korraldasime festivali 2008 ja 2009, siis me sisuliselt tõime kõik asjad siia, siin ei olnud mitte midagi. Siin ei olnud elektrit kohal, ainuke asi, mis me ühe veetrassi jupikese suutsime siia maa sisse panna. Me tõime iga aasta alates elektrikaablitest kuni ajutise hoonestuseni kõik asjad kohale, sisuliselt 3 päevaks ja viisime peale festivali lõppu kohe ära. Ja kutsusime appi endale Aare Kauriti, kes oli tolleks hetkeks just lõpetanud ära enda aktiivse motokarjääri. Tema on hästi suurelt olnud osaline siin, et see rada on selline, et see rada on väga atraktiivne. Täna julgeme öelda, et see on kindlalt Euroopa üks tippradasid. Ja selle seltskonnaga siis Aare Kaurit ja Tiit Veskus, tema mänedžer too hetk, selle seltskonnaga me siis alustasime 2006 seda ettevalmistamist ja 2007 esimest üritust. Kui ma sattusin sinna esimest korda, siis just see Tuhamägi ja selle jalam oli selline koht, mis minule meenutas sellist Prantsusmaa Alpides olevat krossirada kuskilt, et sinna nagu võimalus teha selline suur ja võimas rada ja selline sai ka tehtud, et tegelikult samalaadset rada Eestis üldse ei olegi ja ma arvan, et isegi väga raske on leida sellist samaväärist kohta, kus oleks võimalik see rada teha. Me see aasta veel ehitasime väga palju infrastruktuuri, aga see teeb meie elu palju mugavamaks, selle ürituse ikkagi soodsamaks korraldada ja mis on kõige olulisem, ma arvan, et pealtvaatajatele ja ürituskülastajatele läheb kogu see keskkond märksa kvaliteetsemaks, et kõik need teenused, mida saab siia juurde pakkuda, et see infra võimaldab kõike seda, mida varem ei olnud võimalik teha. Mida me ise vaikselt loodame, et kui see suusapool ja krossipool nüüd täieauruk käima saab, et see on muidugi väga pikk perspektiiv, aga kui see infra on nii tugev, siis siit võiks ju lõpuks ka nende spordialade tegijaid hakata kasvama. Et need on sellised pikaajalised arengud, mida oleks väga tore oma elu jooksul näha. Järgmisena valutavad Kiviõli Tuhamäe seiklussportlased. 2012. aasta suvel toimus seiklussarja X-Stream etapp. Vaheldusrikas ja raske rada õnnestus alistada ligi 750 seikleja. Kui ühtede jaoks on mäetipp finišiks, siis teiste jaoks on see hoopis stardipunktiks. Kiviõli Tuhamäel toimus 2013. aasta suvel Downhilli Eesti meistrivõistluste etapp. No Downhill on tegelikult selline, ütleme siis, aja peale keerulisel rajal mäest laskumine, et rõhk on sõnal laskumine. Kiviõli mäe puhul eriline on kindlasti see tahma ja tuha hulk, mis siit eritub sõites. Et ma arvan, seda mäletavad kõik, kes siin täna võistlema või homme võistlema hakkavad veel pikka aega. Et see on kindlasti üks väga eriline asi, mille järgi ta meelde jääb. Aga mis korralduse poole pealt, siis jah, loomulikult siin on lubatud natukene rohkem songida, paigaldada mingeid hüppeid, asju, mida sa ilmselgelt ei saa teha, ütleme sellises ilusas kaitseala
mingisugusel kõrgendikul, et ilmselgelt jah, see on kindlasti Kiviõli üks suur pluss ja noh, teiseks ka ikkagi Tallinnast, kui me räägime Tallinnast sõitmisest Kütiorgu Võru taha 4 tundi, noh, või sõita Tallinnast siia, on ju, ma ei tea, tund midagi, on ju, noh, 1,5 tundi. Et siis ilmselgelt, et see asukoht on tegelikult ikkagi Harjumaa kohta nagu üsna hea. Kiviõli Tuhamägi on koduks ka Baltikumi ainsale mägiautode rajale. Soomest alguse saanud idee, autod ja rada on kohandatud Tuhamäele sobivaks. Mäest alla tuhisedes saab tunda gravitatsiooni tõelist tõmbejõudu. No mõte hakkas liikuma selles suunas 2010. aastal juba ja kuna see asi on Soomes väga populaarne, siis sai soomlastega maha istutud, arutatud seda asja ja kuna meil Eestis on ainulaadne mägi selle jaoks, mis võimaldab selle autoga mäest alla sõita selliste radade peal, siis selle me siia Kiviõli seiklusparkiga tegime. Tänaseks oleme me suutnud oma mäele selle raja püsti panna, autod on olemas, 8 autot. Raja valmimisel on meil väga suureks abiks olnud Kiviõli linn, kes on oma suurte mulla- ja kaevamistöödega aidanud meid raja täitmisel. Selles mõttes autod on ainulaadsed, et need töötavad ainult meil talvise atraktsiooniga ehk siis suusatõstukiga. Need tõstetakse üles või sõidetakse üles mäe otsa suusatõstukiga ja sealt siis on vastav vaba langemine juba koos pidurite, rooli ja vastavalt siis rallirahmetega oled see kinnitatud ja sellega sa jõuad siis alla välja. Kevad- ja sügishooajal on Tuhamägi seminaride ja koolituste päralt. Vast valminud peahoones on loodud kõik võimalused kvaliteetsete sündmuste läbiviimiseks. Kiviõli seikluskeskuses saabus koos sügisega tähtis hetk, kus siis valmis lõpuks meie keskuse peahoone, kus me pöörame erilist tähelepanu lähematel kuudel firmadele ja gruppidele, kes tahavad tulla kasutama meie verivärskeid ja väga hästi varustatud seminariruume. Majas on meil siis 2 seminariruumi, millest üks on kohviku tasandil ja teine 3. ehk siis kõrgemal korrusel, kus avaneb suurepärane vaadega mäele. Me ootame eriti siia firmasid ja gruppe, kes tahaks siin korraldada oma firmaüritust, meeskonnatreeningut või lihtsalt mingit toredat sündmust. Vahelduseks tõsisele päevatööle pakume seminari ja sündmuste korraldajatele meelelahutuslikku pagisafarit, mis algab siit mäe pealt, käib kõrgel mäe otsast ära, vaadatakse alla, piirkonnad üle ja minnakse väga unikaalsele endisele tööstusmaastikule ehk siis vanadesse kaevandustesse, kus on väga hästi näha, mis maal toimub samal ajal, kui maa peal saab pagiga sõita ja pärast väsitavad ja võib-olla pisut sopast safarit ootab ees kõiki mõnus soe saun ja meelelahutus kohvikus, nii et tasub tulla küll sügisel. Ja juba käivad ka ettevalmistused talviseks hooajaks, millega saab siis alguse keskuse jaoks nii-öelda esimene täiskvaliteetne aastaring teenustega, kus paralleelselt ei toimu mingisugust ehitamist ja nokitsemist ja külastaja saab aastaringselt väga head kvaliteetset meelelahutust. Talv on Tuhamäel kõige aktiivsem ja külastajate rohkem hooaeg. Eesti kõige pikema nõlvaga suusakeskus hõlmab endas tuubilaskumist, 2,5 kilomeetriseid terviseradu ja 2013. aastal avatavat lumelauaparki. Tegelikult ma sain mäele esimest korda ammu enne avamist. Juba paar kuud tagasi, kui päris paks lumi oli maas ja mis arvad, mõnus oli. Aga nüüd pärast avamist, ikkagi lahe on tõstukiga üles minna ja mitte jalgsi. Meil on peanõlval 2 ankurtõstukit, mis viivad täiesti üles mäkke välja, kust avaneb päris ilus vaade. Siin kõrval on veel üks Tuhamägi, aga kõrval on igal pool suhteliselt sile maa, siis näeb väga kaugele. Et siiamaani esimene nädalavahetus oli juba päris kiire
aga sellist asja ei olnud, et oleks liiga tihe olnud või et oleks tõstuki järjekord pikaks läinud. Et kõik sujus väga ilusti. Lisaks nendele 2 nõlvale on avatud nüüd meie rendikeskus ja siis ka hostel. Meie käest saab rentida lumelaudu, mäesuuski ja kõiksugu kaitsevarustust, kiivreid, rannakaitsmeid, seljakaitsmeid ja nii edasi. Hostelis on 200 ja 400 toad, pakutakse hommikusööki, hostel on kohe nõlva kõrval, et tõstukini jalutada on umbes 38 sekundit. Et keskus kindlasti kõige suurema koormuse saab talvehooajal, kus nagu tänagi on tegemist siis suusa- ja lumelauamäega, mille kõrval on siis ka väiksemad murdmara ja tuubi teenused. Et talvine külastajaskond on kindlasti umbes 70% kogu aasta külastajatest. Et reaalse tegevuseni jõudsime lõpuks siis 2. veebruaril 2013. Et igaüks teab, et see on suhteliselt pigem kevad kui talv, et seepärast sel aastal oli katsetamise aasta ja kõik asjad jäid vähem või rohkem hiljaks võrreldes plaanituga. Et jah, et sellist suusakeskust iga päev ei tehta ja kuna see on oma formaadilt ja suuruselt ju Eesti kõige kõrgema suusamägi, siis on loogiliselt võttes siin ka kõige pikemad suusasõidud. Ja Kiviõli esimene keskkool on ka hea näide, kus siis esmakordselt Eestis on mäesuusatunnid ka kehalise kasvatuse tundide raames õppekavas, nii et järgmine aasta kindlasti tuleb päris palju uusi suusatajaid sealt koolist. Ja kuna Kiviõli linn on meid ka aastaid toetanud, siis oli meil ka hea meel teha Kiviõli linna elanikele väike piletisoodustus. Et esimesel kuul oli üle 6000 külastaja, mis näitab, et kui siin lõpuks nüüd kõik valmis saab loodetavasti lähiajal, siis järgmine aasta talvehooaeg võiks juba väga lõbus tulla. Vast valminud seikluskeskus on pidevas arengus ja pakub ka tulevikus aastaringselt uusi ja põnevaid tegevusi kogu perele. Kiviõli seikluskeskus on paljudele innustavaks eeskujuks. Endisest keskkonnaohtlikust Tuhamäest on saanud turvaline, tänapäeva standarditele vastav sportimise ja vaba aja veetmise tõmbekeskus. Kiviõli eeskuju järgivad mitmed läheduses asuvad piirkonnad. Lähiajal on oodata sõudekeskuse avamist Aidu karjääris, põlevkivi muuseumi teket Kiviõli keemiatehases ning palju muudki huvitavat.